Tere! Mul on hea meel kutsuda teid vaatama uut saatesarja Gordioni sõlm. Saade hakkab meie eetris olema üle 2 nädala. Miks just selline nimi ja millest siin juttu tuleb? Seda teab kõige paremini saate idee autor, filosoof Mart Raukas. Head kuulajad ja vaatajad, Gordioni sõlm seostub eelkõige kuulsa väejuhi Makedoonia Aleksandrosega, Aleksandros Omegas. Ühe legendi järgi olevat Aleksandros viidud ühte linna, näidatud talle kohalikku vaatamisväärsust. Ühes ruumis 2 kaariku vahel oli sõlmitud siis mingisugune pundar nahkrihmadest ja köitest ja lisatud juurde, et mees, kes suudab selle lahti sõlmida, saab kogu Aasia kuningaks. Aga see probleem ei pakkunud Aleksandrosele väga palju huvi. Oli tema intellekt ju koolitatud Aristotelese poolt. Üks ainus mõõgahoop lahendas selle ülesande. Ühe teise legendi järgi olevat ta lihtsalt läinud vankrile lähemale, võtnud poomi lahti, vabastanud köie sel teel, ulatanud selle asja omastele ja küsinud, mis selles oli siis nii väga rasket. Aga kuidas selle legendiga ka asi ei oleks, tähendab Gordioni sõlm metafoorses tähenduses ummiku olukorda, keerukat küsimust. Väga tihti on ju niimoodi, et stuudios 10 eksperdid arutavad tundide viisi ja lahendust ei leia, lihtsalt põhjusel, et nende vaateväli on piiratud. Meie saade Gordioni sõlm vaatleb mõningaid ka meil Eestis aktuaalseid sotsiaalelu probleeme avaramas kultuurilise ajaloolises kontekstis, eelkõige võrdluses klassikalise Helleeni kultuuriga. Ja me ei ütle, et me lahendame neid probleeme, kuid me püüame neid vaadata värske pilguga ja mõnikord ka päris ootamatu vaatenurga alt. Meil on siin saates kavas näidata ka mitmeid videoklippe. Sina, Mart, oled pikalt olnud Kreekas seoses oma dokumentaalfilmiga. Film, mida ma teen, kannab nimetust Pneuma Thanaton, ehk see tähendab kreeka keeles surematu vaim. See on film nendest kreeklastest, kes taas avastavad enda jaoks klassikalise kultuuri rikkuse ja mitte ainult ei uuri seda ülikoolis, see ei ole film ülikooli professoritest mitte ainult, vaid see on ka inimestest, kes püüavad elada nende klassikaliste sentimentide järgi ja kas see on võimalik. Kas on selles midagi väga naiivset või see igavene klassikaline tuli annab meile teadmist ja valgust ka kaasajal. Need on need filmi teemad ja kui me räägime praegu tulest ja meie tänases saates päris palju, siis tuli on ju mitte ainult asi, mis valgustab, ta on ka asi, mis põletab ja selle filmi toormaterjal on üheks selliseks illustratiivseks osaks meie saatele. Aga seal on ka väga palju konflikti, sest et kui see antiikne klassikaline vaim ennast hakkab ilmutama jõudsamal kujul, siis ta põrkub teiste ideoloogiatega kokku eelkõige valitseva kristliku mentaliteediga. Nii et meie saates saab olema ka päris palju sellist dramaatikat. Kuivõrd peaks klassika kaasa inimesele korda minema või abiks olema? Meiega on ajaloo võrratu kogemus, meiega on suured eeskujud. Miks me peaksime tundma ennast vaesemana, kui me seda tegelikult oleme? Kus me iganes räägime sellistest asjadest nagu aritmeetika, geomeetria, psühholoogia, astronoomia, füüsika. Seal me räägime ju tegelikult asjadest, mille alused pandi klassikaliste helleenide maailmas. Kus me pöörame oma pilgu filosoofia poole, kus me imetleme teatrikunsti, kus me kuulame retoorikat. Seal me teame, et need on asjad, mille Kreeka maailm on loonud ja meile edasi andnud. Ja kaasajal me tunnistame klassika teatud kadu ja vähenemist eelkõige selle vundamendi osas, mis neid kõiki väärtuslikke õisi kandnud ja meile edastanud. Aga medalil on ka teine külg.
Minu üks hea kolleeg, kes on ülikoolis õpetanud aastaid juba loogikat, klassikalist traditsioonilist loogikat, ütleb, et neid sammuteste kasutades, mida ta on läbi aastate kasutanud, 5 aasta vältel on tudengite suutlikkus loogiliselt mõelda kahanenud 50%. Ja kuidas on võimalik, et ülikooli maine tõuseb, aga samal ajal tudengite suutlikkus loogiliselt mõelda kahaneb. Vähemasti Platoni akadeemias oleks niisugune vastuolu väga tõsist tähelepanu pälvinud. Aga klassika on oluline väga mitmes teises aspektis veel. Klassika annab meile inimeseks olemise ja inimlikkuse kõige sügavamaid vorme. Για όλα αυτά, μια και η Ελλάδα θέλει τη ζωή μου, της τη δίνω. Ο θάνατος θα είναι για μένα γάμος και παιδιά και δόξα. Έτσι είναι, μάνα. Με λες ευχαριστώ που είμαστε Έλληνες. Όχι βάρβαροι, ούτε sklaavi. Inimelu on habras, nagu me nägime, aga selles habruses on ka väärikus ja selles väärikuses peitub suurus. Ja Kreeka filosoofid ja Kreeka tragöödiate autorid tahusid inimkarakteri välja samasuguse perfektsusega, nagu seda tegi kuulus Kreeka skulptor Didias oma marmoriga. Karakter on see, mis määrab, kes sa oled. Kõik, kes sa oled, kõik, kelleks sa võid saada, see on klassikalise arusaama järgi määratud karakteriga. Ja kas ei märkame ka kaasajal inimesi, kellel just nagu kõik oleks olemas, raha, võim, kui nad on selle raha võimuses, nad on selle võimu sõltlased, nad käituvad mitte nagu vabad inimesed, vaid nagu orjad. Ja klassikaline Kreeka maailm mõistis seda väga hästi ja ütles, tõeline vabadus ei sõltu ei rahast ega võimust. Kui sinu hinge muster on see, et sa oled doulos füüsikos, sa oled loomuliku hinge mustriga sündinud ori, siis ei aita mitte midagi. Sa ei saa mitte kunagi vabaks inimeseks ja sinu saatus on määratud sellega. Me vaatame siin videoklippe. Mida me näeme? Nägemine on füsioloogiline võimekus, aga vaatamine sõltub väga palju vabast tahtest, mida vaadata. Ta sõltub inimese tarkusest, kuidas ta oskab vaadata. Ja kui me näeme siin neid inglise härrasmehi, kes siis oma teadmisi just nagu mälumängu võistluse korras üksteisele demonstreerivad, siis sellel teisel maalil on kujutatud omalaadne turistilõkse. Kõik need suured maalid, mis seal galeriis seina peale ripuvad, need olid sarnased piltpostkaartidele, mida turismi kohtades saab kaasajal kaasa osta. 2 päevaga maalitud härrasmees selle maali peale, ta sai selle maali tagasi Inglismaale saata, öelda ma olin siin, ma käisin siin. Halvemal juhul ei piirdutud mitte enda maali tagasi saatmisega, vaid võeti kaasa antiikmälestisi, raiuti need lahti, nii nagu Lord Elgin seda Ateenas tegi, pettusega saadud metoopid, mis siis praegu Briti muuseumis kõigile välja vaatamiseks pantud on. Ja võiks öelda, et kui me läheme Briti muuseumi ja vaatame neid Didiase kuulsaid teoseid, siis me võime küll detaili ilu imetleda, kui nad ei ela laiemas kontekstis. Nad ei sära selle Attika päikese käes, mille all nad loodi ja kuhu nad mõeldud oli. They just go around with a camera, snap, 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 and they never look. They never look. Still, and it's very beautiful. It's amazingly well done for something so old. And I like the detail and the way in which it's so convincing.
Aristoteles oma metafüüsikas ütleb midagi väga iseloomulikku. Ta ütleb, et kõik inimesed loomu poolest ihkavad tunnetust, teada saamist. Ja tõendiks selle kohta toob Aristoteles rõõmu, mida me saame oma meeltest ja eelkõige nägemise meelest. Ma ütlesin, et on olemas rumal pilk, nagu on olemas ka tark pilk. Et kui me siin ennem nägime sellist mälumängu võistlust noorte aristokraatide seas antiikmälestuse suhtes, siis vastukaaluks võib ka tuua ühe noormehe kirja, mida ta lähetas kodumaale, öeldes, et ma olen Grand Touril 9 kuuga omandanud enam teadmist ja tarkust, kui kõikidest nendest raamatutest ma olen kokku lugenud oma elu jooksul. Ja antiikne Helleen oli eelkõige vaatleja, jälgija ja seda tähelepanelikku pilku me kogeme ka kaasajal. Ja meie filmi üks peakangelane, Kreeka tähtfotograaf Mauro Curie, omab just sellist väga teritatud pilku, väga tarka pilku. Nagu ta ise ütleb, on ta selle teritanud just siis selle antiikse pärandi peal. Me rääkisime sellest, et antiikkreeklane oli eelkõige jälgija ja vaatleja. Minu filmis on koht Kreeka meisterfotograafil Mauro Curil. Inimesel, kes teab, kuidas vaadata, kuidas märgata detaili. Ta on naine Spartast ja vägagi teadlik sellest iidsest vaimsusest, mis on aidanud tal oma kunstniku käekirja kujundada. Saatuse tahtel oli Maaro üks silm peaaegu 10. eluaastani pime. 80ndate lõpus olid Venemaa arstid ainsad, kes suutsid sellist keerulist silmaoperatsiooni teha ja nii saadeti Maaro lapsena Venemaale, kus ta veetis üle 1,5 aasta. Maaro jutustab, et perekonnas, kus ta peatus, harrastati fotograafiat ja nii esimest korda selle maagiaga kokku puutudes võttis ta koos tagasi saadud nägemisvõimega kaasa ka selle tehne, selle oskuse, selle kunsti, kuidas nähtut jäädvustada ja edastada. Maaro viib mind uude Akropolise muuseumi. Ta soovib mulle näidata kuulsa Kreeka skulptori Thidiase Metopesid, mis teda ennast on õpetanud nägema detaili, liikumise ilu ning keskenduma oma fotos olulisele. See on see, kuidas iidne vaim elab inimese teadvuses. Võib-olla olid just need Metopid oma ilu ja dramaatilisusega see otsustav tegur, miks Peloponnesose sõja järel otsustati Parthenon ateenalastele säilitada. Αυτές είναι οι αρχές φωτογραφίες. Είναι οι φωτογραφίες που τράβαγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι φωτογραφίες των αρχαίων. Οι αρχαίοι φωτορεπόρτερς. Mismoodi reisimine ja vaatamine inimest targemaks teha võib? Me rääkisime juba Aristotelesest ja tema metafüüsikast ja meelte tähtsusest ja nägemisest. Võib-olla paar näidet kaasaja Kreekast. Kui te rendite auto ja sõidate ringi mägikülades, siis tüüpiline on ju kohata taverna ääres istumas vanu mehi, kes jälgivad elu ja möödasõitjaid. Aga kui te neid tähelepanelikumalt vaatate, siis te märkate, et nad näevad teid, kõike mida te teete, aga nad vaatavad teist just nagu läbi. Selline pilk, mis on suunatud millegile üldisemale. Ka vana klassikaliste hauaplaatide peal kujutatud istuvad vanamehed omavad just niisugust igavikulist pilku, võiks öelda, ja samal ajal detaili täpsust omavad pilku. Sama oli, mida ma kogesin Lutrakis, see on pisikene linn Korintose lahe ääres ja seal päike loojub. Ja ma jalutan mööda rannapromenaadi, vanemad inimesed on oma toolid toonud, et seda imeliust vaatepilti vaadata. Ja ma vaatan päikese loojangut ja neid inimesi ja korraga ma kogen, et nad vaatavad midagi, mis on enam kui lihtsalt see päikese loojang. Nad vaatavad ilu kui niisugust. Ja kas ei ole see väga Platoni mõte, et me võime teatud tingimustel näha ilu kui niisugust, õiglust kui niisugust, tarkust kui niisugust kogeda. Aga kuidas see on võimalik? See on võimalik, ütleb Platon, kui seda asja juhib headuse ja hüve keskne idee. Kreekakeelsed mõisted, kaalos, agathos,
on siis sellised tsentraalsed, olulised väärtused, mis valgustavad, suunavad meie pilku nägema kõike muud. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της φιλοσοφίας πίσω από την τέχνη, στην ρωμαϊκή και στην ελληνική. Δεν μπόρεσαν οι Ρωμαίοι να φτάσουν εκείνη την ιδέα του κάλους και της ομορφιάς που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Διότι δεν είχαν την ανάλογη φιλοσοφία να το κάνουν. Δεν ανέπτυξαν φιλοσοφία οι Ρωμαίοι. Ήταν θαυμάσιοι στρατιωτικοί, θαυμάσιοι διοικητικοί, ήταν θαυμάσιοι τεχνολόγοι της εποχής εκείνης, έφτιαξαν θαυμάσιες γέφυρες, αλλά δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τη φιλοσοφία. Το ίδιο ακριβώς σήμερα συμβαίνει και με την Αμερική. Είναι θαυμάσιοι τεχνολόγοι, είναι θαυμάσιοι στρατιωτικοί, έχουν θαυμάσια στρατιωτική ισχύ, εξαιρετική και παγκόσμια. Δεν έχουν όμως την καλαισθησία που θα μπορούσε να τους δώσει ο ελληνικός πολιτισμός. Συνεπώς, σήμερα έχουμε ανάγκη παρά ποτέ, κάθε άλλη φορά, να βρούμε εκείνη την φιλοσοφία που φτιάχνει τον νοήμονα άνθρωπο, τον καλέσθητο άνθρωπο, τον αγαθό άνθρωπο, τον άνθρωπο του κάλους. Το αρχαίο πνεύμα, το πνεύμα το αρχαιοελληνικό, που είναι ο πατέρας κάθε τι μεγάλου, αληθινού και βεβαίως γι' αυτό ωραίου, μια άλλη έννοια για την Ελλάδα και το πνεύμα της Ελλάδος, το κάλος, η ομορφιά. Το κάλος όχι μόνο στη μορφή, αλλά στη μορφή, στη σκέψη, στην πρόθεση και στην πράξη. Όλο αυτό συνιστά τον άνθρωπο που τον προσδιορίζαν ως ελεύθερο, αλλά λέγαν ελεύθερος είναι αυτός που είναι εύψυχος. Και όταν είναι εύψυχος, άρα ελεύθερος, τότε είναι και ευδαίμων, τότε είναι και χαρίης. Έχει μερτικό στη χαρά και λέγαν ως χαρίης ο άνθρωπος όταν άνθρωπος αλλά τι χαριτωμένο πλάσμα είναι ο άνθρωπος γεμάτος από τις χάρες και τις μουσες είναι ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικός άνθρωπος. Και πότε είναι πραγματικός άνθρωπος? Όταν είναι ελεύθερος. Αλλά για να είναι ελεύθερος πρέπει να είναι εύψυχος. Αυτό σημαίνει να έχει αρετή και τόλμη, κουράγιο. Αρχαία πνεύμα θάνατο, Agne Patera, tuo reiutemme kaallu ja tuo alithino, ehk siis eesti keeles iidne surematu vaim, ilu, suuruse ja tõe õilis isa. Need Kostis Palamase sõnad on ilmselt televaatajatele vägagi tuntud olümpiamängude hümni kaudu. Kostis Palamas on kreeklastele väga oluline autor, tema on üks nendest, keda nimetatakse ka kaasaja Hoomeroseks ja Kostis Palamase poeemides nüüd eelkõige tema juubeliga seotult on esile tulnud üha jõulisemalt just see antiikse surematu vaimu paatos. See on mees, kes on hõõgvele puhunud leeki andva materjali ja loomulikult selline eneseteadvus, sellise antiikkultuuri taas elustamise üleskutse, see kutsub esile ka kokkupõrkeid, nii et Kostis Palamase teostes on vägagi palju sellist võrdluspilti Bütsantsi ja klassikalise maailma valguse vahel. Klassika on meil ju ikkagi ka praegu väga aktuaalne. Olümpiamängud, tuli, sealhulgas olümpiatuli. See tuli muidugi on metafoor. See on tuli, millest rääkisid vanad filosoofid, Heraklitos, Piir Aison, igavesti elav, korrapäraselt süttiv ja kustuv. See on tuli, mille inimestele tõi Prometheus. Ega see ei olnud ju füüsiline tuli, see oli kultuur. Kreekakeelsed sõnad polis, linn, riik. Politismos, kultuur. Polemos, sõda.
polites, kodanikud, politika, kõik need tulenevad ühest juurest. Ja kui me vaatame vanu kultuse kohti, näiteks läheme vanasse Epidavrosse, siis me leiame arheoloogide poolt välja kaevandatud vanemad kihid, kus eksisteeris selle tule kummardamine. Ja sõna Epidavros ise on ju tegelikult tuletis märksa vanemast sõnast Delfi epsilon, millest me räägime hiljem, ja diapiros, mis tähendab põlema, leegitsema, olla kosmose tulega ühes rütmis. Μέγας Ηράκλειτος, κόσμον τόνδε, των αυτών απάντων, ούτε της Θεών, ούτε ανθρώπων επίσεν, αλ ειν αΐ και έστι και έστε πυρ αΐζον, απτόμενον μέτρα και αποσβενήμενον μέτρα. Pneuma Thanaton, surematu vaim, on siis loitma löönud. Ja väga paljud kreeklased tänapäeval eelkõige kriisitingimustes küsivad, et kas me ei peaks rohkem orienteeruma sellele, mis on meie hiilgav ajalugu. Kas me mitte ainult ei peaks uurima neid asju, vaid püüdma leida ka neid sentimente, elujuhiseid, meiega on ju ajalooline rikkus ja suured eeskujud. Miks me ei õpi sellest? Miks me loobume sellest rikkusest? Ja tänapäeval, kus siis eelkõige ka Kostiis Palamase juubeliga on see klassikalise maailma eneseteadvus suurenenud, on ka tekkinud kokkupõrked ortodoksi kristlusega. Ja seda filmi tehes nii mõnigi kord õnnestus mul tabada vägagi dramaatilisi stseene sellest, kuidas need kaks ideoloogiat, see vana antiikaja vaimsus ja see bütsantsi ideoloogia omavahel põrkuvad. Ja me vaatame järgnevalt Maaro Curie fotosid tänavalahingutest. Ta on rahvusvahelisi preemiaid võitnud nende fotodega ja me näeme seda teritatud pilku, millega need fotod on tabatud ja tehtud, aga järgnevas filmi lõigus me lõpus näeme ka seda süvenevat vastuolu siis ortodoksi kristluse ja selle surematu vaimu vahel ja see saab olema meie järgmise saate põhiteema. Όλος ο Νότος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η κυβέρνηση αυτή, και κάθε κυβέρνηση, πιστεύω εγώ, που ενδιαφέρεται για την πατρίδα, για το καλό. Να μην ζούμε ως Έλληνες, αλλά κυρίως ως χριστιανοί. Ο Ιουδεοχριστιανισμός κατέστρεψε την ελληνική γνώση. Οι τέοι βοβεκατέοι ζουν στο βουνό. Τώρα Ζούσαν. Παλιά. Και πότε πέταναν? Το πότε... Το Χριστό και την Παναγία. Αυτοί πιστεύουν τον Βούδα. Εσείς είστε χριστιανός ή όχι? Είμαι Έλληνας.
kuidas me võiksime tänase saate kokku võtta? Me võime lõppkokkuvõttes öelda, et klassika on meile kaasajal täpselt sama oluline, nagu ta on olnud eelnevatel sajanditel ja võib-olla isegi olulisem. Klassika on klassika, sest ta on klassika, meiega on ajaloo suured eeskujud, meiega on võrratu kogemus, miks me peaksime tundma ennast vaesemana, kui me tegelikult oleme. Ja üks suur defitsiit, mida me kaasaja maailmas märkame, see on inimlikkuse kadu. Me oleme inimesed, mida me ihkame, on inimlik asjaajamine, inimlik töökeskkond, inimlikud suhted teistega ja oma pereliikmetega. Ja need on need standardid, need on need etalonid, mida klassikaline Kreeka maailm meile annab. Selles suuruses ja selles traagikas. Ja meie tänast saadet jäävad lõpetama Aleksandros Ahalise mõtted Akropolisest kui kultuurisümbolist ja me kohtume 2 nädala pärast ja meie teema saab olema kokkupõrge. Περήφανο ως εκπρόσωπος του κάλους, της αρμονίας, της επιστήμης, των αγώνων της Ελλάδος, του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Αυτό είναι το σύμβολο του πολιτισμού.